uus tehnikamaailm on käes ja kindlasti autosaate vaatajale huvi kui palju? No ma usun küll, et eks meil on huvilised suhteliselt üheülbalised, et kes vaatavad autosaadet, ilmselt loevadki autoajakirju ja meil on seekord jutt autotestide poole peal siis väikeautodest, sellised pisema otsa, mitte need kõige väiksemad, siis Ford Fiestast kuni Volkswagen Poloni, Eestiski täiesti tuntud teatud segment autosid siis 6 tükki seekord rivis ja selline vana hea ära proovitud formaat, kus nad siis kõik ennast rivi pannakse ja saame ka lõpuks pingerea, et väikeautotestidel kindlasti väga põnev lugemine ja loomulikult sõidetud mitme uue asjaliku uudismudeliga Eesti turul ja kasutatud autoturul siis seekord kõigile maasturi-fännidele maiuspalaks BMW X5, nii et järelturult, kes BMW tahab osta endale, siis kindlasti väga põnev lugemine, aga seekord jah, kes nüüd ajakirja näppu võtab, siis leiab jälle siit sellise sentimeetri võrra kitsama servaga leheploki vahel ja kus siis seekord on pikemad juttu erinevatest tarbesõidukitest. Selline asi on meil 2 korda aastas ikka olnud, et sügiseti ja kevadeti ja nüüd siis juhatasime selle sisse juba mitu aastat meie veergudel mitte pääsenud Mati Leivategija viimase leiutisega, mis siis seekord ei olegi pikaks venitatud Moskvitš või kabrioletiks lõigatud sapakas, vaid hoopis tükkis üks väga uhke tuletõrje auto, nii et pisut ootamatu nurga pealt, et tootjaks võib öelda, et on Zill, kui keegi sellist marki veel peaks mäletama. Tagapool veel siis teeme veel väikse tagasivaate Tartu autonäitusele, kus juures me siis keskendusime seekord tõesti ainult vaid tarbesõidukitele ja otsisime sealt välja siis eksootilisemat materjali siin alates uuest kassist lõpetades hiinlaste suure turismibussiga, et kõik sellised tavalised autod, mida seal näitusel seekord ka päris palju oli ja tavalised autouudised, mis siin ka Eesti tänavatel juba olemas on, siis neid me seekord vahele ei võtnud, aga seda põnev on lugeda sellist vähe erilisemat seltskonda siit.